piki mujumine, siis sealt tuleb ka reaalselt külm vesi ainult. Treeneri poolt pandud suutsin ka nüüd jalgrattaga õnnetuse teha. On suht pekkis. Mida perset see läheb? Ma kriimustasin siit sulle kõik ära. Tere hommikust! Meil on kätte jõudnud teisipäev ja mul on täna koolipäev. Aga enne kui ma kooli lähen, siis ma pean ujumistrenni ära tegema. Et me just sõidamegi, Karl viskab mu ujulasse ära. Teen oma trenni ära ja siis sealt on mul juba suht lühike maa kooli. Ujumine tehtud. Täna tuli siis piki mujumine 2500 meetrit. Et ma olen päris rahul, kuigi see ujula, kus ma täna olin, ei ole just mu lemmik. Et mul on kaks nagu põhiujulat, kus ma käin. Üks on HBF, mis on veits kaugel ja teine on see Petis. Et Petis park on nagu kesklinnas. Ja kuna mul on kool ka kesklinnas, siis mul on siin nagu palju lihtsam käia. Aga siin selles Petises on lihtsalt, tavaliselt see on räigelt ülerahvastatud ja vesi on ka täiega külm. Et ma õues juba niikuinii ujun, vaata, ja mul on nagu suht jahe. Ja pluss, kui ma lähen nüüd siia duširuumi, siis sealt tuleb ka reaalselt külm vesi ainult. Aga jah, kell on juba 8:06, et ma hakkan veits juba hiljaks jääma. Põhimõtteliselt siit ma lähengi nüüd edasi bussiga. Mul on koolikott ja see ujulemiskott kaasas. Bussiga sõidan kesklinna ja siis sealt lähen jalakooli edasi. Et suht lühikats, et selles mõttes ei ole midagi hullu. Aga ma lihtsalt jäin natukene hilja peale täna. That's fine. Mul on nüüd koolipäev läbi ja ma just kõnnin auto peale, Karl tuli mulle järgi. Tere! Tšau! Ei, ma panen tussud jalga, et ma toon sinna.
nii, me nüüd jõudsime koju ja Karl nägi, et naabrid olid midagi nagu sinna maja ette pannud, nad ilmselt kolivad ja nad on mitu päeva igast mingeid asju tee äärde jätnud, et saad nagu võtta tasuta, kui tahad. Ja seal on mingisugune riiul. Me mõtlesime, et saab nagu siia panna. Ja ühesõnaga ma lähen Karlile appi, toome selle riiuli ära ja siis edasi lähen jooksma. Puhtaks sest tegema. See on isegi suht viisakas selle. Ei näe, soovib nagu selle mõõtude poolest. Nii, me saime selle riiuli nüüd. Et Karl tahab selle siin garaažis puhtaks teha ja siis saab tuppa viia. Aga mul on siis nüüd treeneri poolt pandud täna õhtuks jooks, et kokku tuleb 12 kilomeetrit ja speed intervals, et 3 kilomeetrit warm-up, siis 1,5 kilomeetrit kiiresti, 0,5 kilomeetrit rahulikult, korda 4 ja siis hiljem on lihtsalt cool down. Ja mul on nagu ühe korra seda treeningut juba teinud, et see on, tegelikult on nagu päris fun, et kui sa ei ole nagu üleliia väsinud ja nagu suht hea recovery on olnud. Mul just eelmine nädal oli deload, nii et täna peaks päris hea olema, et mulle tegelikult meeldib, kui saad nagu joostest aega pushida ennast ja siis tihti nagu tulevad nagu need personal recordid ka sellega, et see on päris fun. Nii, mul on jooks tehtud, et see oli päris intensiivne ikka. 12 kilomeetrit ja keskmine tuli 5.17, keskmine pulss 150. Aga nendel intervallidel oli mul pulss ikka mingi 166 ja niimoodi. Ja ma ei võtnud telefoni ka kaasa, ma ei filminud mitte midagi, sest et ma isegi ei pane muusikat omale kõrva. Sest see on nii intensiivne, et ma ei taha mitte midagi enda küljes, ma tahan lihtsalt keskenduda jooksmisele. Aga nüüd ma käin pesus ära ja päeva viimaseks tegevuseks on siis mul jalgratta parandus. Et ma kuidagi suutsin ka nüüd jalgrattaga õnnetuse teha ja täiesti nagu enda süül veel, et mina ei tea, ma olin kuidagi nii keskendunud enda sõidule. Läksime siis Karliga pikale sõidule. Ja tagasi tulles tegime veits tempot ja ma ei näinud kurvi, siis ma vaatasin niimoodi alla. Ja siis, kui viimane hetk ma märkasin seda kurvi, siis ma panin mõlemad pidurid muidugi plokki. Ja mul on ketas pidurid ja see jalgratas nendas mul kohe alt ära. Ja ühesõnaga nüüd mul see esimene velg on kõver ja vedas, et ma sain Facebook Marketplace'ist täpselt sama välja. Kuna kui ma käisin jalgrattapoes, siis nemad ütlesid, et põhimõtteliselt sihukest velge enam ei ole, kuna see on suht vana mudel. Ja et sinna peab midagi aretama umbes. Ja ma ei tea, kui palju see maksma oleks läinud. Õnneks vedas. Ja nüüd ongi see, et see velg, ma ei tea, kuidas see täpselt eesti keeles on, aga ühesõnaga klassikaline jalgrattavelg. Sinna sisse käib, nagu refi sisse käib see loff, on ju, sisemine see, et kui sulle läheb kild jalgrattasse, siis sa vahetad selle loffi ära. Aga nüüd minu jalgrattal on ilma selle loffita, et seal on mingisugune siuke vedelik sees lihtsalt, et kui tuleb mingi auk refi, siis see vedelik parandab selle nagu auga ära, ehk siis tubeless. Ja nüüd see velg, mis ma siis Marketplace'ist sain, oli tehtud niimoodi, et ta ei olnud tubeless ja ma pean selle nüüd siis ümber tegema. Ma ei tea, kui see oli üldse loogiline. Ma pole kunagi varem siukest asja teinud. Ja kuna ma ei taha Karli väga tüüdata, siis ma mõtlesin, et ma proovin ise, vaatan YouTube'ist videosi ja kui ma hakkama ei saa, siis ma küsin Karli abi. Aga kõigepealt ma pean ennast ära pesema, sööb õhtusöögi ära ja siis proovime. Nii.
see on siis minu see vana velg. Nagu näha, on suht pekkis. Ja nüüd see on siis uus velg. Ja ma pean siia sisse panema nagu teibi, tegema ta nagu õhukindlaks. Siis kui see teip on siin sees, siia august panen läbi selle, kust saad nagu õhku siia sisse pumbata, on ju. Siis see on minu rehv. Ma tõmban selle rehvi siia peale ja siis ma pean siia sisse. Nagu siia soone sisse valama ühte vedelikku. Ja siis samal ajal, kui see vedelik on siin sees, ma peaks selle kuidagi nagu siia velja peale saama. See on see plan ja vaatame, kuidas läheb. Ma vist proovin kõigepealt, panen selle rehvi ilma selle vedelikuta peale. Ma tahan näha, kas see on üldse õhukindel, sest et õpetuses nagu oli kirjas, et ma pean mingit teipi siia ümber panema, aga mulle tundub, et siin on teip juba peal olemas ja ma nagu ei näe põhjust, miks ma peaks selle teibi siia uuesti peale panema, sest siin juba ees on midagi. Okei, ma sain selle peale. Nüüd pumpama täis. Ta peaks niimoodi klõps siia peale minema. See vedelik, mis siin sees on räigelt nagu siuke veekur, ta krõva. Sellepärast ma siia igale poole need asjad alla ka panin, sest muidu ma saaks kohe pragada siin. See õhk tuleb välja siit lihtsalt, ta kuidagi ei istu siin ilusti. Ta peaks täpselt siia vahepeale, nagu siin, mitte keskel istuma. Ma sain. Ühesõnaga, ma pidin lihtsalt ülikähku tegema. Ja nüüd see rehv nagu läheb nagu plõksuga siia õigesse vahesse. Ma ei tea. Tundub, et nagu hoiab õhku. Okei. Nüüd ma lasen selle õhu välja ja siis ma valan selle vedeliku siia sisse. Okei, nüüd ma lasin selle õhu välja, aga ma ei saa seda rehvi siit nüüd maha. Ma pean ta nagu siit üle uuesti saama, et siis ma saan selle sinna sisse valada. Aga see ei tule. Ja ma ei taha, nagu siin on see teip sees, mis on nagu õhukindel, ma ei taha seda katki teha. Jomma joo. Okei, ma sain lõpuks selle ääres, et siin on nüüd siukene ääramata. Ja siis mul on siin siukene mingi vedelik. Põhimõtteliselt nii palju ainult. Vedelik on siin sees. Loodan, et see nüüd välja ei hakka tulema siit. Okei, selle siin peale. Ja nüüd ma pean selle õhu siia uuesti sisse saama. Mida perset see läheb? Ma ei tea, tehtud vist. Ma sain rõhu sisse. Nüüd ma pean lihtsalt seda vedelikku natuke keerata. Mis asja, lebo ju. Saate aru, kui ma poes igast neid asju ostmas käisin, siis need mehed vaatasid mind seal niimoodi, et nagu sa ei saa mitte elu sees hakkama sellega. Üritasid mul igasuguseid asju pähe müüa, et see vedelik pidi igale poole minema ja et
osta, et siia välvile osta mingi lisavidin ja bla bla. Ma ei pidanud isegi seda teipi kasutama. Mul on kõik tehtud nagu. Nüüd kui ma matsu panin, siis ma kriimustasin siit selle kõik ära. Ma ei tea, kas te näete. Ja kõver on ka nagu see. Pean nüüd selle lenksu nagu siis ära keerama, siit lahti tegema ja siis ära keerama. Kuulge, ma sain korda siis. Panin lenksu sirgeks, rehv on peal, tundub, et hoiab veel õhku. Ma täna ei lähe proovisõitu tegema, sest kell on nii palju ja ma ei taha öösel sõita. Nii et ma ilmselt nädalavahetusel lähen alles sõitma, kuna homme ma sõidan siin toas selle treeneri peal. Aga tehtud sai. Ma kindlasti õppisin sellest ka seda, et tuleb teed vaadata. Sest see hetk, kui ma nagu kukkusin ja siis jalg oli jumala katki, sain nagu täiega põrutada ja mul oli kohe siuke pilt silme eest jooksis, et mis siis saab, kui ma nüüd trenni ei saa teha ja äkki ma pean selle ürituse üldse ära jätma ja kõik need asjad vaata. Et õnneks nagu vedas ja nüüd, kui me käisime pikal sõidul, ma käisin vanarattaga, siis kõik kurvid olid kohe nii hirmsad, mul käis siuke jutt läbi. Et nojah, kahjuks tuleb välja, et ma pean kogemusest õppima, aga mis teha. Aga kallikesed, aitäh, et te vaatasite, ma nüüd lähen koju ära, pakin siin asjad kokku ja magama homme tööle. Davai, tšau!